Tere! Minu nimi on Liina. Viipemärk on selline. Mina olen keeletoimetaja ja veel ma vormistan dokumente. Ja mõnikord töötan ka viipekeele tõlgina. Aasta tagasi ma lõpetasin Tallinna Ülikooli keeleteaduste erialal. Ja minu lõputöö teemaks oli eesti viipekeele maitsenimetused või maitseviiped. Ja täna ma räägin teile siis sellest teemast natukene. Ma räägin teile maitsemeelest, maitsesõnadest ja eesti maitseviibetest. Et mis see maitsemeel siis on? Tema ülesanne on kontrollida, kas toit on ohtlik või ei ole. Kas see toit meeldib või ei meeldi. Keele peal on retseptorid ja need saavad siis aru erinevatest maitsetest. Maitsed on siis, et näiteks veel mõjutavad siis meeled seda informatsioonitöötlust siis toidu lõhn, välimus ja siis ka tekstuur. Ja siis on võimalik tuvastada 4 põhimaitset. Magus, soolane, kibe ja hapu. Aga näiteks Jaapanis on üks maitse veel, selle nimi on umami. Umami tähendab siis umbes sellist asja nagu lihamaitse. Väljendab siis sellist tähendust. Kultuurid on loomulikult erinevad, samuti koka ja söögi tegemise kultuurid on erinevad. Rahvustoidud on riigiti ja inimesed on harjunud väga erinevate toitude ja nende maitsetega. Et samuti mõjutab see kultuuris siis seda toidu meeldivust või mittemeeldivust ongi see inimeste isiklik siis maitse. Et näiteks kes on hernesuppi söönud väiksest alates, eks, sellele hernesupp maitseb. Aga näiteks Jaapanis hernesupp tundub väga imelik. Et ta ei ole loomulikult halb, aga lihtsalt Jaapanis ei ole harjutud sööma. See on nende kultuuriline eripära. Seal ei ole harjutud sööma hernesuppi. Et praegusel ajal maailmas väga palju maitsed levivad. Ja Eestis samuti, eriti just vürtsikad maitsed. Varem seda ei olnud, aga praegusel ajal just rohkem on tekkinud sellist vürtsikat maitset juurde toitudele ja sõna siis ka. Maitse sõnavarast natukene erinevates keeltes. Erinevates kultuurides, erinevates keeltes. Siis sõltub see maitse sõnavara sellest, kuidas see kultuur siis mõjutab. Näiteks lao keeles on 12 maitse sõna. Näiteks Jaapani keeles 26 maitse sõna. Ja Korea keeles 105 maitse sõna, millega siis saab seda maitset kirjeldada. Maitse sõnu saab siis jagada. Näiteks nad on kas siis kirjeldavad või hinnangulised. Kirjeldavad näiteks võivad olla magus, soolane. Et see täpselt otse kirjeldab seda maitset, mis mõnel toidul on. Ja see teine liik on siis sellised hinnangulised sõnad. Näiteks hea või halb. Jah?
et see ei ole nagu maitsega seotud, see tähendus, aga see on see nagu, et sa paned sellele toidule siis hinnangu, kas see toit on siis sinu jaoks hea või halb. Et põhimaitsesõnad võib siis igast uuringust üles leida. Et väga palju mõjutab ühiskonnas ka see, kuidas inimesed omavahel neid sõnu kasutavad. Ja selle võrra siis need ka maitsesõnad on enim levinud. Näiteks eesti keeles on 4 põhimaitsesõna. Magus, soolane, happu ja kibe. Aga näiteks korea keeles on veel 4 lisaks. Ja siis kokku 8. No magus, soolane, hapu, kibe ja lisaks veel seesama umami, pikantne, kalane ja maitsetu. Need on need 4 sõna veel. Nii nagu ma ennemgi ütlesin, see umami on siis selline lihamaitse moodi, pikantne, see on selline nagu veidi piprane, veidi põletav maitse ja kalane, no see on seotud kalamaitsega arusaadavalt ja maitsetu, no see tähendab, et ei ole maitset lihtsalt. Mina oma lõputöös uurisin Eesti maitseviipeid, siis nende kasutamist. Minu katses osales 20 inimest. Tallinnast oli umbes 10 inimest, Tartumaalt umbes 6, Pärnumaalt 3 ja Järvamaalt 1 inimene. Erinevad linnad. Ma arvasin, et on oluline uurida erinevatest linnadest, sellepärast, et ka viipemärgid on erinevad selle võrra. Et veel oli oluline märkida ära see, et inimesed olid käinud erinevates koolides, et kes oli käinud Porkuni koolis, Heleni koolis ja Tartu Hiie koolis, samuti siis nende koolide lõpetajad. Minu katses oli 2 osa, oli loetelukatse ja antonüümi katse. Loetelukatses ma lihtsalt küsisin, andsin sõna ja küsisin, mis maitse see on, et viiple mulle palun. Kas sa tead, mis maitse see on? Palusin viibelda endale selle maitse viipe. Ja siis nemad andsid, siis inimesed, kes katses osalesid, andsid mulle seal maitse viipe siis. Inimesed siis mõtlesid välja neid maitseid või tuletasid meelde ja andsid mulle selle viipe. Antonüümi katsel olid maitseviiped ja oli vaja siis leida vastandviipemärk. Näiteks must, nii nagu on must ja valge, kiire, aeglane ja nii edasi. Ühesõnaga oli vaja leida vastandviibe. Ja minu eesmärk oli siis analüüsida, et kuidas et millised on need maitsete kirjeldused siis, milliseid viipemärke kasutatakse. Ja samuti põhimaitseviiped on siis millised eesti viipekeeles, olid minu eesmärgid. Uuringu tulemus siis oli minul selline, et nagu te näete siin tabelis ka, väga palju kõige rohkem siis mida kasutati, oli siis magus, soolane, hapu, kibe, vürtsikas, mõru, maitsev, maitsetu, piprane ja mage. Need olid need siis.
Eesti keeles on umbes samad sõnad, aga eesti keeles kasutatakse ka sõna terav näiteks. Viipekeeles seda ei kasutata. Viipekeeles kasutatakse sõna vürtsikas. Eesti keeles siis vähem vürtsikas, vaid terav ja viipekeeles siis viipemärk vürtsikas. Samuti eesti keeles rohkem oli sellist hinnangulist sõnavara. Hea, halb, maitsev või ei ole maitsev või ei taha või vastik või. Aga eesti viipekeeles oli ka neid, aga vähem. Edasi ma seletan täpselt, milliseid viipeid siis kasutati. Mõnel maitsel oli 2-3 erinevat viipemärki. Näiteks. Esimene, magus. Kasutati ühte viipemärki. Magus. Kõik kasutasid sellist viipemärki magusa tähistamiseks. Ja antonüümi ei olnud, aga sünonüümi ei olnud ja kasutati sellist viipemärki. Soolane. Kasutati 2 erinevat viipemärki. Palju kasutati sellist viipemärki, aga mõni inimene kasutas ka sellist viipemärki. Kas soolane nii või soolane naa? Happu. Kasutati ühte viipemärki, ainult ühte. Happu. Kibe. Kasutati 2 erinevat viipemärki. Kiben. Seda viipemärki kasutati rohkem, aga mõni inimene kasutas ka sellist viipemärki kibeda maitse väljendamiseks. Kibe või kibe. Vürtsikas. Kasutati 2 viipemärki. Selline viipemärk. Seda viipemärki kasutati palju minu katses, aga mõni inimene kasutas ka sellist viipemärki. Vürtsikas või vürtsikas. Mõru. Selle sõna tähistamiseks kasutati 3 erinevat viipemärki. Väga paljud kasutasid sellist viipemärki. Aga mõned inimesed ka niimoodi viiplesid või niimoodi. Seda 3. võib-olla vähem, rohkem seda esimest. Tähistamaks mõru. Oli siis 3 viipemärki. Maitsev. Kasutati 2 viipemärki. Maitsev või maitsev. Rohkem esimest viipemärki, vähem teist. Maitsev ja maitsev. Maitsetu. Kasutati sellist viipemärki või sellist viipemärki. Maitsetu, maitsetu, maitsetu. Piprane. See oli väga huvitav sõna, sellepärast, et kokkulepitud viipemärki ei olnud, väga palju erinevaid kasutusvõimalusi, 5 erinevat piprast oli. Selline, 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 selline ja selline. 5 erinevat viibet piprase tähistamiseks. Et arvatavasti sellepärast, et ei olnud ühte kindlat viipemärki selle sõna tähistamiseks olemas sellepärast. Mage.
Viibeldi kahte moodi, mage või mage. Huvitavat oli uurimustulemust vaadata, sest et need viiped paljud kattusid oma vahel. Näiteks selliselt märgid, mis olid mõlemad suu juures, et seda võis tähendada kas vürtsikas või mõru või näiteks piprane, mõru või vürtsikas, kõik on samad märgid suu juures, et paljud kattusid. Samuti tuli uurimuses välja ka, et need viiped saavad olla 3 erinevat liiki, ikoonilised näiteks, või siis ruumimetafoorist motiveeritud või siis hoopis arbitraarsed. Toon mõned näited, näiteks mingi asi ja viibe nagu kuju järgi on tehtud see viibe, selle nagu eseme järgi. Need on ikoonilised viiped siis. Näiteks pall. Tegelikult päris elus on ta ka sellise kujuga nagu ma viiplen. Et selle kuju järgi saab kohe aru, millest siis jutt on. See teine võimalus, et ruumist motiveeritud on siis see, et viibe tähendus ja see asukoht on näiteks, kus ma seda kasutan, on seotud. Näiteks armastama, et see on südamelähedane asi on ja see on sellega seotud ja ma teen selle koha peal ka selle viipe. Samuti, see on kohe mõistetav on ju, et see on tunnetega seotud sellisel juhul. Nagu pigem niisugused abstraktsemad viiped on, nad ei ole nagu seosega, et ei ole ei kujuga, ei ole ka kuidagi ruumikohaga seotud, et on teistsugused. Mina oma uurimusest siis tuli välja, et väga paljud maitseviiped on nagu ruumist motiveeritud siis. Näiteks vürtsikas, mõru, kibe, hapu, soolane, kõik need viiped toimuvad suu lähedal, eks. Kõik käivad selles piirkonnas. Mõned, mis on ikoonilised viiped, ja. Näiteks pipar niimoodi raputama või sool niimoodi raputama. Sest päris elus sa ju samamoodi ju teedki, kui sa soola kasutad. Või kohe saad aru, et see on soolane või piprane. Abstraktsed viiped, magus. Sest see ei ole tegelikult suu lähedal on ju see viibe. Ta on siin rinna peal on ju see viibe. Sa tegelikult kohe ei saa aru, mis mõte sellel oli, et mis viibe see oli. Kohe ei saa aru ja kohe ei seostu. Lisaks ma uurisin ju ka antonüümseid seoseid. Et siin sellel tabelil on näha siis, et antonüümide seosed. Et need kaks erinevat nagu viibet, et kuma kaudu on need tekkinud või näiteks üks joon, üks nool nagu jõuab teise viipeni, nagu need on omavahel nagu, mõned on omavahel seotud ja mõned ei ole omavahel seotud. Näiteks sõna magus. Magusal on nagu vastand sõna või antonüümi. Talle on kibe või soolane on pakutud või hapu on pakutud siis vastand sõnaks. 3 varianti on pakutud. Vürtsikas näiteks, sellele sõnale on pakutud mõru antonüümiks. Näiteks need sõnad omavahel nagu näiteks magus, aga vastand sõnadena ei olnud nii vürtsikas kui mõru. Kui ma näiteks küsisin inimese käest, et mõru vastand sõna, siis inimesed ei osanud ka sageli vastata. Või kuidas, vabandust, oota, mul läks natuke, ühesõnaga
magus ja mõru, nende, et mõru vastandiks tuli nagu, magusa vastandiks mõru tuli, aga kui ma küsisin nagu teistpidi, et mis see, siis ei tulnud nagu mõru vastandsõnaks. Tähendab, mõrule vastandsõnale nagu sobitavad magusad vastandsõnaks nagu ei olnud. Mõlemad pidi nad ei olnud oma vahel vastandsõnad. Ja maitsev ja vastik, need sõnad olid jah oma vahel küll vastandsõnad, aga nad ei seostunud minu selle uurimuse süsteemiga need sõnad siin. Nad on sellepärast siia allapoole toodud. Ülemised sõnad on kõik oma vahel seoses, aga need maitsev ja vastik ei ole oma vahel seoses siin nagu ülejäänud süsteemis. Ja lõpetuseks ma uurisin ju ka veel need põhimaitse nimetusi, need viipeid. Et kuidas ma sain selle nagu teada, et need just on. Sain välja nüüd 3 erinevat põhimaitse nimetust. Esiteks ma sain selle loetelu siia, mida selle sagedused, kui sagedasti öeldi, see esimene number näitab seda, kui sagedasti mõnda viibet siis pakuti. Et see on järjestus olemas. Teine näitab seda antonüümide sagedust, et kuidas nad nüüd 3 sõna on kõik nagu arvutasin valemite järgi ja siis ma sain need 3 sõna sealt välja. Et Eesti viipekeeles on 3 põhilist maitse nimetust või viibet. Kõige esimeseks on magus, siis on soolane ja siis on hapu. Et need 3 siis. Eesti keeles tegelikult oli ka mõru, eesti keeles ja oli kibe, mitte mõru. Kibe oli ka 4. nagu põhimaitse nimetuseks, aga eesti viipekeeles seda kibe palju ei kasutata. Aga põhimaitsete hulka nagu viipekeeles ta sinna ei kuulunud. Et siis meil on siis 3 on magus, soolane ja hapu. Ma tänan teid. Mulle võib küsimus esitada, olen valmis vastama.